minu jaoks on see lugu tegelikult võib-olla selline Hiiumaa lugu, et ikkagi saarele tagasi tulevad inimesed leiavad omale ambitsiooni reeglina paarilistest end üks ja mul see puudus ja ma leidsin seda siit. Et kuna ma olen käinud 2 korda ülikoolis, ühe korda õppinud loodusturismi, teist korda kinnisvara planeerimist, siis tegelikult need 2 asja said siin kokku. Et see insenerivaade ja turismivaade. Plaanis on tegelikult kogu see keskkond ikkagi väärtustada, et ma ise näen, et see perspektiiv võib olla umbes 10 aastat, võib-olla natuke rohkem. Kattub väga selgesti minu väikeste laste põhikooli aega, et ambitsioon saab siin niimoodi ära tiksutatud. Ja plaan on ikkagi võtta kõik see 12 000 ruutmeetrit kasutusele ja me vaatame seda lugu seestpoolt väljapoole. Et me ei pane ühessegi ruumi või asukohta aknaid ette ja kütet sisse enne seda, kui me saame aru, et miks me seda teeme. Sest et neid kubatuure lihtsalt kinni ehitada, et pärast seda kulu kanda pole mõtet. Ja praegu meil on 3500 ruutmeetril ideed olemas ja need kannavad. Paralleelselt jookseb siit kohe, hakkab jooksma, nii kui see läbi on üks uus kandvate ideede pakett, mis tegelikult võtab enda alla umbes 5000 ruutmeetrit pinda veel. Et tehtud ei ole otsest mitte midagi veel. See kõik on hästi ajutise iseloomu. Meil on siin kontor, staap, meil on hetkel all Art Cafe, mis on küll sel aastal veel ilmastikust tulenevalt sesoone. Meil on teater olemas ja meil on olemas väga palju kontserdialasid. Ehk et teine pool on see lugu, et me saaksime rahulikult selle keskkonnaga 3 aastat, 4 aastat toimetada niimoodi seda programmi, et me väga palju midagi tegema ei peaks. Meil on töös järgmise aasta muusikaprogramm. Meil käib selline väike toimetamine oma sellise turundustiimi ja siis selle programmi meeskonnaga, kes meil asub Tallinnas. Ja teatrite programmi me saame kokku jaanuari 1.–2. nädalaks. Ja siis, kui meil on teatrid paigas, me saame ka muusika lõpuks paika panna, sest et suure saali asjad me teame, mis tulevad. Aga just selles väikses teatri osas, et me tahaksime nii, et meil on teisipäeviti on meil väärtfilm, kolmapäeval, neljapäeval on meil teatrid, reedel on meil nii-öelda Viskoosa suured reeded ja siis laupäeval on improvisatsioon, vaatame, mis tuleb. Väga palju ei hakka praegu nendesse päevadesse panema. Ja siin me peame vaatama, et need detailid omavahel niimoodi kokku jookseksid. Et ehitaja, finantseerimine, kõik asjad sujuksid laadusalt. Ja me oleme nõus selle nimel tegelikult natuke programmi ohvriks tooma, et see kõik ikkagi tegelikult sünniks. Meil endal on hästi hea meel, et kohalikud selle hästi on vastu võtnud. Meil juba esimese kontserdi ajal oli päris suur hulk vabatahtlikke ja kõikidel hilisematel üritustel samamoodi, et kokku oli meil listis 18 inimest, kes pidevalt olid nõus siin tulema toimetama. Ja kõik need üritused, mis me tegime kohalikele siin, siis need läks ikka täis saalidele. Ja ma ei ole kuulnud väga palju kriitikat. Ma ei ole üldse kuulnud kriitikat, natuke teeb ettevaatikuks. Ja ikkagi loodame, et vastame ootustele, et